tere tulemast Eesti Mänguteraapia Akadeemia podcasti. Mina olen Sirli ja täna on meil jälle külaline. Mul on hästi hea meel tutvustada Katrinit, kes tuleb Pärnust. Katrin seal tegutseb ja Katrin, ma annan sulle mõne sõna võimaluse iseenda kohta rääkida. Üks asi, mis sa oled, miks sa siin oled, seepärast, et sa oled mänguterapeut, aga sa tegelikult ju tegutsed mingites teistes valdkondades ka. Kas seal on midagi, mis sa tahaksid välja tuua või jagada meiega? Tere! Tore siin olla ja aitäh kutsumast. Tean, et mida ma võiksin jagada, et miks minust üldse mänguterapeut sai näiteks. Ja. Et kus see tuli, et üle 40 aasta oma elust ma olen olnud ringijuht. Ringijuht, see tähendab nagu laste mingisugused laste ja täiskasvanute ja ka pensionäride, et tõesti selline üle elukaare. Aga lastega töötamist alustasin 15. eluaastast. Laulu- ja tantsuringid. Siis kutsuti mind kohalikku kooli muusikaõpetajaks ja see on selline enamus elust olnud. Aga muusikaõpetajaga on ikka see lugu, et lapsed kuidagi leiavad hästi kontakti või koolis või lasteaias, et need lapsed, kellega on natukene keerulisem võib-olla, siis need antakse muusikaõpetajale, et vaata. Äkki sa saad midagi kuidagi teha selle lapsega? Tead, ma kuulen sind ja ma mõtlen, et kas see on kõikide muusikaõpetajatega nii või ma kahtlustan, et äkki see on sinuga nii. Et sina suutsid nende lastega võib-olla kuidagi kontakti saada või mis sa arvad? See on nii ja naa. Sul on selles suhtes ka võib-olla õigus, aga vaatan näiteks, kui sa oled lasteaias muusikaõpetaja, siis kohe augustis sul ei alga rühmaga tunnid. Ja siis vaata, sa saad sõimeõpetajatele appi minna ja harjutada lapsi lasteaeda. See, aga jah, et kuidagi tuleb ikkagi muusikaõpetajatel kontakt nende lastega ka. Ja alatihti oli see, et vaata, et või mine Katrini juurde, et kui sul on nii raske, siis hakkasin tegema lasteaias loovringi. Nendele lastele, keda kuidagi sotsiaalselt küpsemaks aidata enne kooli. Laulsime, tantsisime ja see läks individuaalsete tegevusteni. Lapsed said abi. Ja ühelt maalt ma tundsin, et nüüd nagu õpetaja ametist aitab, et tekkis selline ohuolukord juba mitmeid aastateid, kui sõpradega või muuseliinis äripartneritega rääkisime elust ja muust, siis minul hakkasid kõlama ainult lastelaulud. Ja siis ma ütlesin, Katrin, nüüd jookse nii kiiresti ja kaugele, kui sa vähegi saad. Ja otsustasin, et panen õpetajameti maha, tegin huvikooli, läksime sealt edasi, aga vaata see mänguterapeudiks õppimise lugu hakkas mulle kõrva juba ja silma 2002, kui ma olin Muusikaakadeemias õppisin. Siis ma esimest korda nägin neid X-Line'i materjale. Siis ma just mõtlesin, et meil ju ei olnudki siis veel Eestis üldse mänguteraapiat, et see oli kõvasti enne siis juba. Ja siis ma mõtlesin, vaat see võiks olla küll midagi. Ja nii see lugu läks, kuigi ma olen siin vahepeal nüüd veel olnud ka mõnda korda muusikaõpetaja. Eelmise aasta ju alles olin väikeklassidega töötasin. Ikkagi, et need lapsed kuidagi leiavad tee. Ja see oma teraapiaruum veel Pärnuline. Lisaks on ju praksisele. Nii et Katrin, sa töötad, eks ole, praegu koolis mänguterapeudina. Kui vanade lastega sa seal siis tööd teed? Kas nad on algklassidest põhikooli lõpuni või on seal mingi... Üldiselt küll, et ütleme, et sellel aastal on nüüd juba erisus tekkinud. Ma just mõtlesin, et vaata, kui ma läksin praktikale, siis oli ju 4 aastat tagasi, täpselt novembrikuus. Tahtsin 2 last, et sain 20 kooli. Katrin, sa räägid on ju sellest, kui koolis pidi hakkama tegema. Et see ongi see küsimus, mis ma tahtsin esimesena ka küsida. Et kuidas sa sinna nagu koolikeskkonda just sattusid? Just, et siis kui praktika kohta otsisin maakonnakoolis, et 2 lapsega proovin ja sinna ma jäin, ma olin 2 õppeaastat ühes koolis, siis oli küll niimoodi, et tegelikult mul käis ka 9. klassi tüdrukuid. Ka neil oli kuskilt abi vaja, et neil oli koolis keeruline, kodus keeruline. Aga praegu on niimoodi, et sellest õppeaastat meil on näiteks coach ka koolis, kes siis tegeleb juba vanemate lastega.
mõned seitsmendikud juba lähevad sinna ja sealt edasi, et ütleme, et siis mul on 1-6 üldiselt sellel aastal. Okei, et siis nad on 6. Nad on kuskil seal, ütleme, maks 12 või noh, oleneb, võib-olla mõni on 13, aga nad jäävad seal 11 ja niimoodi on ju. Okei. Aga mul on meeles, et ka vanemaid käis ju sinu juures enne, on ju, kui nüüd see coach oli. Et noh, see ongi üks põhjus, miks Katrin mul siin on. Põhjuseid võiks leida muidugi palju, aga ma tahtsin rääkida sinuga just sellest, ütleme, mänguteraapiast natuke vanemate lastega. Et see on ka niimoodi, et mulle tihti tundub või et enamjaolt ka mänguterapeudid töötavad väiksemate lastega ja noh, seal ei ole midagi imestada, et see nii on. Et noh, lasteaed on selline väga hea koht, on ju, ja tõesti mänguterapeudi, ütleme, töö sihtkohaks ta sobib väga hästi. Ja tegelikult ka algklasside lapsed. Et kuigi mänguterapeudi see vanusevahemik, mis vanuses lastega ta töötada võiks, on kuskil, ütleme seal minimaalselt 3 kuni noh, maksimaalselt 16-aastane. Nüüd me juba räägime, et võib-olla natuke ikkagi noorematest, et siis ma mõtlesin, et kes oleks parem jagada oma kogemust või jagama oma kogemust just nende teismelistega töötamisel, kui mitte sina. Et palju sul üldse nagu seda palju sinu klientuuris, sa oled nii eras võtad vastu, on ju, kui koolis, et kui palju seal sul just neid vanemaid lapsi on siis, kui me mõtleme selle mänguteraapia sihtgrupi peale ja nende vanuse peale? Kas sa mõtled niimoodi protsentuaalselt? Ja üldiselt kokku, kui sa niimoodi laias laastus pooled, vähem? Kindlasti mitte pooled, ikka vähem, eks ole. Et kui ma nüüd erapraksisest võtan ju veel need enne kooli, on ju, lasteaialapsed ka, siis ja erasse tegelikult teismelised nii väga ei jõuagi, et seal on see väiksem, et pigem ongi koolisse kokkupuude võib-olla 10% või kust me üldse teismelisest räägime. No mis vanust me silmas peame, on ju. Ka 12 on juba, ma vaatan, täitsa sellised. Okei, aga ütleme, et kui me võtame seal, sest mina mõtlen seda, et võib-olla ma eksin, aga mulle tundub, et ja võib-olla ma lähtun liiga palju iseendast, et minu jaoks nagu ütleme see 10-11 jääb veel minu jaoks sinna nii-öelda väikeste alla, on ju. Aga ma kujutan ette, et 13, 14, 15 on vot see ja need, kes on harjunud töötama väiksematega, siis nad tihti kardavad neid suuremaid ja muidugi on vastupidi ka. Et palju sul, kui ma sul nüüd ainult koolikeskkonda võtad, siis kui palju seal just neid vanemaid teismelisi sinu juurde sattus? Just sa ütlesid, et sattus, eks ole, et sellest aastast on see väiksem. Eelmisel aastal kogu õppeaasta peale äkki 10. Okei. Võib-olla. Ja see on, ma ei tea ju palju sul nagu aasta jooksul neid seal tuli, aga kas ta on siis 23 oli eelmine aasta. Okei, siis ütleme natuke alla poole, aga põhimõtteliselt pooled. Peaaegu pool. Ja on lapsi, kes on 2 aastat juba käinud just nendest teismelistest, eks ole. Aga tead, ütle, sul on nüüd nii suur kogemus selles mõttes just erinevas vanuses lastega töötamisel. Kogu selle meie vanusevahemiku või läbi kogu selle vanusevahemiku, mis me lapsi vastu võtame. Mis sinu jaoks on nüüd just nendes vanemates lastega ja nendega mänguterapeudi tööd tehes niimoodi teistmoodi sellest, kui sa töötad väiksematega? See on hea küsimus. Ma võiks öelda, et võib-olla mõne lapse puhul ei olegi seal üldse vahet, kuigi ta on teismeline, eks ole. Aga nendega võib-olla alguse selline suhte loomine on keerulisem. Eks neil on nii palju rohkem hirmusid. Seda enesega tööd juba teismelisel niikuinii, eks ole, kuhu ta kuulub, kes ta on ja mida temalt oodatakse. Sest et ka õpetaja ootused koolis või vanemate ootused neil on hoopis teistsugused. Nende enda sisekõne on teine. Sõprade mõjutused on neil. Kui väikesel on see populaarne, et ma lähen mängima, siis teismeline seda väga ei reklaami enam välja, sellepärast et seal on häbi taga juba.
et kas see, ma saan õigesti aru, et see tähendab seda, et see nimetus mänguterapeut võib olla tegelikult seal sellele vanusegrupile natuke isegi takistus sinu juurde jõudmisele. Sest see mäng, see kuulub väiksemate või varasemasse eagruppi. Ja teismelistega on see teraapiline töö kindlasti direktiivsem. Kuigi kui nüüd edasi ja see hea suhe on loodud, teada, et mängivad samamoodi kui väikesed lapsed. Ma tahtsin just küsida, et palju siis neil sa seda mängu kui sellist näed? On. Nad mängivad nukkudega, nad mängivad liivaga, siis kõikide nende liiva mänguasjadega, aga vahel nad tulevad lihtsalt väliskeskkonnast niivõrd suure šokiga, näiteks sellel päeval on midagi juhtunud. Siis me võtame appi rohkem metafoorkaarte, töölehti, erinevad, et nad saavad iseenda sisse lihtsalt vaadata ja teha oma tunnetega rohkem tööd, sest neil on ju sõnu rohkem. Jah, ja nad saavad, nemad ju arutlevad rohkem ja nendega, ma kujutan ette, et osadega võib-olla ongi nii, et nad ei tahagi ühtegi, eks ole, seda vahendit puutuda, vaid ongi ainult suhtlemine. Ja siis me peame ka ju kuidagi hakkama saama ja siis võib-olla sinna pakumegi vahele mingisuguseid selliseid praktilisi tegevusi on ju, et sest minule meeldib öelda, oleme sinuga ka rääkinud ja siis, kui sa sellest räägid, siis ma ikka vist ütlen alati, et tegelikult ju see direktiivsus on ka nagu mittedirektiivsus selles mõttes, et ma kujutan ette, et see nii on, lükka ümber või kinnita, et kui laps ju tuleb, sa ikkagi või see noor tuleb, sa ju lähtud ikkagi temast. Sa liigud edasi tema tempos ja siis lähtuvalt sellest, kus ta on, mis ta on ju teeb või ütleb, siis sealt tuleb see, mis sa talle välja pakud, mida ta teha võib, on ju, ja eesmärgiga siis kas teda toetada, avada, on ju, seda terapeutilist protsessi kuidagi nagu edasiliikumisel toetada, et ma kujutan ette, et see ei ole päris nii, et astub sisse ja sa ütled, mul on sul täna niimoodi plaan või on? Ei ole jah. Ja ka selle nii-öelda pakkumise peale, et tohib mulle alati ei öelda. Eks? Mis mänguteraapias on hästi oluline. On ikka ju kokkulepe, eks ole, et kas ma vahel võin sulle midagi pakkuda ja sa tead, et sa võid mulle alati ei öelda. Palju nad seda kasutavad? Ikka kasutavad. See on nii hea ja ma alati ütlen, et aitäh sulle selle eest, et ma näen, et meil on usaldus tekkinud, eks ole, et sa tõesti julged, et sa võtadki seda nii, et sina siin ruumis otsustad ja mina olen sinu jaoks ainult see samasugune vahend, nagu on kõik teised asjad. Aga sa ütlesid enne seda, et mõni räägibki ja tead, räägib nii, et mul isegi ei ole 45 minuti jooksul siin väga mitte midagi vahele panna, sellepärast, et vanemaid ei ole alati kuulamas. Ja siis, kui sõpradega minnakse riidu, eks ole, kellega sa siis jagad? Kogu maailm kukub kokku ja kui sa oled teismeline, siis on ju sõbrad populaarsed. Nende arvamus on oluline ja kui sa kodus ei saa jagada, siis on see hea koht, et räägin välja ja see jääb siia. Ma võin enda järel uksed kinni panna, kuigi see nii lihtne ei ole. Mis sa mõtled selle all, et see nii lihtne ei ole? Et nad võtavad need lood kaasa, et hea küll. Selles mõttes, et nemad ei jäta sinna neid, et osa jääb. Aga nende rääkimiste tulemusel me oleme ikkagi jõudnud depressiooni diagnoosimisteni. Mitte see, et mul oleks seda õigust, aga kui sa saad lapsega nii kaugel, et ise ütleb ka, et tead, et kodus enam keegi ei aita. Või kui ta tuleb, räägib oma musta muret ja ma lõpuks küsin, et kuule, aga oled sa valmis mulle natukene oma toast rääkima või oma päevast, et mis sul seal on ja siis selgub, et ta elab voodis, ta riided on voodis, ta sööb voodis, tal kogu elu on voodis. Siis on see ilmselge näide sellest, et viimane aeg on üldse veel, et ta hakkaks kodust välja tulema. Viimane aeg abi anda. Mis tähendab seda, üks asi on see, et sina jätkad abiga, aga kas sa ka suunad edasi just siis sellisel juhul on ju, sest see on see, mis on tegelikult ju meie vastutus ka, et kui me märkame seda, et ta vajab lisaabi, sest meie ei diagnoosi, me märkame, saame aru, on ju, ja meie ülesanne ongi näha, et kust edasi või kust läheb meie pädevuse piir tegelikult. Ja suuname edasi ta, kas siis on ju vaimse tervise õe juurde või kui on kuskilt võtta, siis kliinilise psühholoogi juurde, aga sina toimetad maakonnakoolis, sa ei toimeta linnas. Et
kui kerge on seal leida neile või noh, kuhugi suunata neid noori selles mõttes, et kas see abi on kättesaadav või pigem sulle tundub, et on keeruline neil leida seda lisaabi? Vaata, süsteem on ju tegelikult niimoodi, et mina olen seal selline tugipersonal. Meil on sotsiaalpedagoog, HEV-koordinaator, et esimene, kellele ma info välja viin, on neile. Ja siis nemad vaatavad sealt edasi. Siis otsustavad. Ja, et on küll hetki, kus ma lapsevanemaga võtan ühendust, kui teismeline on lubanud rääkida midagi, et see on ju alati kokkuleppel, eks. Ja siis sealt saab, aga on ka neid hetki, kus ma olen võtnud teismelise ja lapsevanema ja viinud nad psühhiaatri EMO-sse. Kas ma ütlen õigesti, et väiksemate lastega selliseid asju naljalt ette ei tule, et need on ikka need, mida näeb seal teismeliste seas? Just. Sest ma tahtsingi küsida, sa mainisid sõprade probleemi, aga mis on need probleemid veel, millega nad sinu juurde jõuavad, mille pärast nad sinu uksest sisse astuvad? No eks nad saadetakse sinna, on ju, tõenäoliselt võib-olla mõni astub vabatahtlikult, aga kui niimoodi üldiste selliste mingite nimetajate läbi seda kirjeldades, mis need probleemid on? Pereprobleemid. Suhted vanematega siis? Suhted vanematega, väärkohtlemised, väga karmid teemad. Tüdrukute puhul eriti, eks ole. Ma mõtlen ise, et kas nad võivad käia kõik ka käsikäes. Et sa mainisid, eks ole, depressiooni, aga kas ka, ma lihtsalt mõtlen, et mis on nagu teismelistel sellised mured või mis selles eas ilmnevad, et kuidas, kas ka näiteks söömishäired, enesevigastamised, kas need ka on sellised asjad, mis sinu juurde jõuavad? Mõtle, see enesevigastamine käib ju sinna juurde juba, eks ole, et kui sul on niivõrd suur valu sees, mida meel ja vaim ei suuda kanda, siis on see füüsiline valu, mis hetkeks annab leevendust. Aga see käib ka selle sama, kui sõbrad on sind nii-öelda reetnud. Sul on vanematega keeruline, sul on niivõrd negatiivne sisekõne, et sa oled ise ennast hävitanud lihtsalt sellega ja sellest august enam üksinda välja ei saa. Ja mitte nad ainult ei lõika, vaid nad näiteks kallavad endale suhu mingeid põletavaid aineid. Siis ei paista välja see. Enesvigastamine, keegi ei näe. Ja neid teemasid on tegelikult nii seinast seinad. Teismeline ei tule ütlema, et ma tean küll, miks ma siin olen, et tead, mul on nii suur häbi, et mul ei ole koera. Seda ütleb väike laps, aga teismeline räägib sulle võib-olla alguses ainult nii-öelda lilladest, eks. Ja sa sinna sügavamale saad alles palju-palju hiljem. Või siis mõni on tõesti nagu nii hädas, et räägib sulle kogu loo ära, nii nagu ma ütlesin, eks ole, et 45 minutit. Lihtsalt nagu nii-öelda valab välja kõik, mis seal sees on. Jah, et siis sa tegelikult saad kiiremini edasi liikuda sealt ja abi leida. Et jah, isegi ma tunnen ise, kuidas praegu enda seest need lood järjest tulevad üles. Ja nad on järjest rohkem hädas. Järjest rohkem sellepärast, et sotsiaalmeedia, mis on nende... Ma saan aru, et sa nagu märkad seda selle aja jooksul, mis sa oled nendega töötad, oled sa juba märganud seda nihet sinna poole, et läheb ainult hullemaks. Ja, see on väga-väga suur teema. Seda me ju teame kõik, eks ole, et see kiusamine tuleb nüüd ka läbi selle, mis ennem ei tulnud, aga ka need muud mõjutused, et see nii suur kuuluvuse vajadus, et ma võtan sealt ükskõik siis mida, või see lihtsalt, kui me ütleme, et see on läbi eeskuju õppimine. Seal ju toimub õppimine kogu aeg. Et just, et ta leiab sealt need eeskujud ja siis on ju sealt kaudu, üritab ennast nendega võrrelda, on ju, ja sealt tulevad need. Ka ju masendus, depressioon, ma ei saa öelda, et ainult see on põhjus nendeks kõikideks, aga just ju see, et sotsiaalmeedias ju kuvatakse kõiki ideaalina, see ei ole realistlik see, mis seal on, ja kui vahet ei ole, kui vana see inimene on ennast nendega seal võrdleb, kes seal ennast näitavad ja kelle elu on seal ju
ikkagi näidatakse seda ilusat poolt tavaliselt, siis võrreldes ennast nendega tundubki, et mul on kõik halvasti. Ma ei ole kogu aeg nii ilus, ma ei ole kogu aeg nii rõõmus, mul ei ole kõik nii hästi. Et teismelised on sellele lihtsalt vastuvõtlikumad. Jah. Ja nii nagu, et töötan maakonnakoolis, siis ka seal võimalused on teised. Ma ei saa sealt linna nii kiiresti, kui seal on populaarsed. See sõna on neil, et nemad on populaarsed. See on oluline, see populaarsus hästi palju. Seda käib väga palju läbi, et mina ju ei ole. Siis ma ei ole väärt midagi ja sealt läheb kõik allamäge, sõprussuhted, eks ole, peresuhted, seepärast, et ta niikuinii ju ei tea, et kes ma siis päriselt olen, eks ole, või see teismelise aju, kes tõi sellise toreda võrdluse, et vaata, et teismelise aju on nagu psüühikahäirega inimesel, et lihtsalt ajuosad omavahel ei tööta. Kui sul on üks mingi tootmistseh, kus mõned aparaadid seal ei tee oma osa ja pannakse see lugu pärast kokku, siis me teame, mis sellest välja tuleb. Ja mõni osa täitsa kinni. Just, ja mõni osa täitsa kinni. Aga õpetajad ja pere selles suures mäsus ei jõua seda kõike hoomata, isegi siis, kui nad teavad, et ei ole võimalust lihtsalt iga lapseni jõuda. Ja kõige rohkem tegelikult jäävad hätta need, kes silma ei paista, nii-öelda need hallid hiirekesed. Et kuni see teismeline otsib seda tähelepanu ja tuge negatiivse käitumisega, siis ta jääb silma. Aga need, kes on ainult nii-öelda seal taustal ja vaiksed kannatajad, siis ühelt maalt nemad teevad endale kõige rohkem haiget. Kas nad jõuavad sinu juurde ka? Või jõuavad ainult need tõesti, kellel on, kes käituvad siis niimoodi, et on sellest tekivad probleemid? Koolis jõuavad, kui õppeedukus on nii palju langenud. Vaata, kui selline see on üks märk on ju ja seda vaadatakse, et mis seal on juhtunud. Ja ma igaks juhuks lihtsalt kommenteerin, et nad ei tule sinu juurde sellepärast, et õppeedukust parandada, aga see on lihtsalt üks märk sellest, kui äkki midagi on muutunud. Et muidu on õppeedukus olnud, ütleme, hea või väga hea ja siis ühtäkki see langeb, et siis see on märk sellest, et lapsel võib olla mingi mure või mingisugune probleem, millega peab appi minema. Ja siis nad sinu juurde sinna sinu kabinetti lõpuks vastavad. Ma mõtlesin, kuulasin sind ja mõtlesin selle peale, et tegelikult ka see, mis sa räägid, seletab ära ka selle, miks meil teraapia on pikaajaline protsess. Ja tegelikult ju, kui niimoodi mõelda nende kõikide lugude peale, ma mõtlen ka oma kogemuse peale ja selle peale, milliste muredega, milliste raskustega noored minu juurde on jõudnud, siis selle 1-2 korraga me ei tee ju mitte midagi. Et see ongi väga pikk protsess, see, et neid toetada ja ma mõtlesin veel üks asi, mille peale ma mõtlesin, kui sa jagasid, et ütle, kas on nii, et see üks asi, üks suur asi, millega sa seal tegeled või millega tuleks tegeleda, on enesehinnang, eneseväärtus, selle nagu, ütleme siis, tõstmise toetamine, kui nii võib öelda. Ma ütleks, et see on peamine, mida me üldse teha saame, et kui saab enesehinnang ja eneseväärtus tõusta, siis hakkavad ümbritsevad ju suhtuma ka sinusse nii, sest et me õpetame ju teisi käituma nii, kuidas me ise endaga käitume. See kuidagi on vaata nagu see kivi viskamine vette, eks ole, et sellest läheb laiemaks, et mida halvemini ma endast räägin, endasse suhtun. Ja mida vanem laps, seda pikem on see tee, nii nagu sa ütlesid, et ei saagi paari korraga. Vahel selle 4-5 aastasega vaatad, 5 korda ja võib-olla mängime natuke veel ja vaatame edasi, et võib-olla tuleb tagasi kunagi tulla, aga teismelistega ongi väga tihti see, et kas terve õppeaasta jooksul või mitme ja mõned teevad suvel ka veel. Ja kõik ju sõltub sellest ka tema ju keskkonnast, kuivõrd palju tuge ta sealt on. Et kui kättesaadav see on tema eripärast ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, nii et jah, et need ei ole tegelikult lihtsad teemad. Aga siis ju tegelikult võibki öelda, et mänguteraapia kui selline ju läbi selle lapse ea perioodi
ta ju üks asi, mida ta, ma ei saa öelda, et kõige paremini just seda valdkonda, üks asi, millest ta väga-väga hästi mõjub või suudab nagu tuge lapsele pakkuda, ongi ju see enesehinnangu toetamine tegelikult. Just. Et seal nagu eesmärk on sama, aga lihtsalt võib-olla me valime heast lähtuva sellise lähenemise, on ju, et kuidas nagu teismelisele läheneda ja kuidas nagu sellele väiksemale. Aga kui sa niimoodi mõtled, siis kui sa peaksid andma mingi soovituse, et siis mis oleksid need põhilised sellised soovitused näiteks teistele mänguterapeutidele, kes ei ole töötanud veel teismelistega, aga võib-olla tahavad kunagi töötada, või siis õpilased, kes alles õpivad ja võib-olla kardavad neid teismelisi ja mõtlevad, et ei tea, kuidas nendega küll saab, et kas on või oskad sa anda mingeid soovitusi neile kaasa, et mida nad nagu võiksid silmas pidada või mis neid võiks aidata seal nende teismelistega kontakti luua? See on väga hea küsimus. Pani mind ennast ka veel rohkem mõtlema. See on üks asi, kui teed vaata väga palju seda tööd, see tuleb juba loomulikult, et ma mõtlen just, et äkki sa suudad sealt välja noppida mõne asja. Ma arvan, et teismelise puhul on kõige olulisem see ehedus. Sina ise, et kui sa väikesega lähed mänguliselt, võid olla kloun, siis teismelisega on see kindel ei. Lihtsalt ole ehe, ole vahetu, ole aus ja ütled, et sa ei kavatsegi teda päästa. Sa oled lihtsalt tema kõrval olemas. Nii palju, kui tema vajab. Ja nüüd tulevad nüüd enda sellised alguse aja või mõned sellised ärevamad hetked, et tahaks ju olla hästi olemas ja siis niimoodi väga aktiivselt vaatad, kui see laps veel ei räägi ka. See on lihtsalt ma pean tema lainel olema, ma pean kogu aeg temaga. Ja siis peletad ära. Aga sa võid ka talle öelda, et sa saad mulle alati öelda, kui sa tahad, et ma ei räägi. Või ütleme, kui ära vaata. Et kui ta julgeb seda öelda. Aga et jah, selline üksipulgi, mida ma olen ise teinud, siis seda soovitan küll, et ära tee. No mul endal meenub kohe üks kogemus, kus ma ei tohtinud üldse vaadata selle noore poole. Terve esimene seanss. Keelatud täielikult. Ja tema valib, tema otsustab. Nii on. See on nii hea, kui ta sulle seda ütleb, eks ole. Aga kui sealt tuleb vahepeal sellist suhtlust ja väga erineval moel, on ju, sellist tõrvestrotslikku ja siis ta on jälle sõbralik, ootab, et sa talle räägid. See on päris keeruline seal hakkama saada. Nii et see on tegelikult töö iseendaga, hästi suures osas töö ju iseendaga. Et mina, kui ma mõtlen niimoodi, siis see on ju tema poolt selles mõttes selles olukorras tema nagu nahas olles väga loomulik käitumine. Ja miks ta peakski kohe esimese asjana hakkama sind jumalast võõrast, võib-olla nüüd nalja tehes küll tädi, kellel on mingi kartul on ju pluusi peal või pusa peal on ju usaldama. Ja kui palju on ta ümber neid täiskasvanuid, kellega ta ei ole kontakti saanud, keda ta võib-olla ei usalda, on ju. Siis on ju loomulik, et see võtabki aega. Aga võt see, mulle meeldib, sa ütlesid, see ehedus, sest see jälle toob välja selle, mis me räägime, X-line'i ja need 8 baaspõhimõtet, et see on üks asi, mis on seal niivõrd oluline. Ja mulle just meenus eile, mul pojal on siis eraõpetaja ja eile rääkis mulle ja ta üldse ei istu see sellepärast, et ta ise on 16, tema õpetaja 21 ja tema õpetaja siis räägib temaga nii, oi, nii tubli. Ma ei saa, ta on 21, ma olen 16, ma ütlesin talle 2, ta ikka jätkab niimoodi, ma ei suuda enam. Ja kuidas ta kirjeldas seda, et talle ei meeldi, et temaga niimoodi suheldakse. Tegelikult ju nagu klassikaliselt suheldakse väikse lapsega, et siis mulle kohe meenus sinu jutu peale, et see on oluline asi tegelikult, mida meelde jätta. Kuidas me ütleme midagi, mis hääletooniga me ütleme, millisesse rolli me paneme selle noore enda vastas. Jah, aga siia vahele ka see, et kõik ei sobigi kõigiga. Et see on hästi oluline meelde jätta,
me ka ei lähe iga juuksuri juurde, me ei lähe iga massööri juurde. On ka vahel mõni pood, kuhu me lihtsalt ei lähe. Aga ütle mulle, nüüd sa tõid selle välja, see on hästi oluline aspekt, et kuidas näiteks seal koolis seda lahendada. Üks asi on see, et eras ei ole probleemi, meil ei ole klappi, leidke erast kuskilt keegi teine, kellega võib-olla on klapp. Aga kas koolis on ka mingeid alternatiive? Kust see noor siis abi saab? Siis läheb sotsiaalpedagoogi juurde. Lihtsalt kellegi teise juurde, kellega tal võib tulla hea, parem kontakt nii-öelda. Just. Või kui sa ennem küsisid, et kui vanad, et kui sul ikkagi tuleb 8. klassi peaaegu 2-meetrine noormees ja sul on kartulid seljas, siis on väga keeruline sealt. Ja näed sul laua peal kakajunne ja kunstkakajunne, ma pandin igaks juhuks täpsustan. Meil on kohe vastav teema on üleval siin lähiajal, et siis sellepärast see meenus, et siis. Et siis sa saad temaga rääkida ausalt, et tead, et kui sa tunned, et sa kohe siin mitte kuidagi ei taha olla, siis nii ongi. Ja mina vaatan, kuidas me selle olukorra lahendada saame. Aga kui nüüd veel mõelda, et pean need mõtted nüüd üles otsima, mis vahepeal hangusid. Et just, et ehedus, kannatlikkus. Kaua sina jõuad vaikida? Kas sa jõuad vaikida 1, 3, 6 seanssi? Ja kui tema ära ei lähe, siis vaiki edasi. Sest see on märk, ta on seal millegi pärast. Just ta ikka veel. Sest ta on vaba valik seal olla ja minna. Sest me ei võta igaks juhtuten ka, et mänguterapeudina me ei võta vastu ühtegi last, kes ei taha meie juures olla. Jätta see teema meelde, et me võime selle juurde korraks tagasi tulla, eks? Aga seal, kui ta vaikib, siis ma võin talle ikkagi ju pakkuda, et kuule, et vaata, et mul on näiteks magnetid. Et võib-olla sind see huvitab. Need magnetmängud. Jaa, erinevad, et mõni lihtsalt niisama tahab nendega klõbistada. Või siis mingid pallid või... Kineetiline liiv, mul nad on seda kasutanud, stressileevendusena lihtsalt. Selle juurde just tahtsin jõuda, et mul on veel erinevat värvi neid seal. Et lihtsalt kannatlikkus, koos vaikida. Ühelt maalt talle hakkab ebamugav. Siis ta ütleb sulle, et tead, et parem küsi mu käest midagi, ma ei taha siin vakka olla. Või paku mulle midagi, teeme midagi. Aga on lapsi, kes ütlevad, et küsi mu käest, nad tahavad ju rääkida, eks. Siis ma ütlen, mida ma su käest küsin, et kas sa tahad, et me võtame need näiteks küsimuste vastuste kaardid? Kas sa tahad sealt? Või on mõni teema, mille kohta sa tahad, et ma su käest küsin? Ja see toob välja selle, ütleme, kuidas meil peab olema igale vanusegrupile sobivaid töövahendeid. Ja miks need on ju sõna või lausete lõpetamise kaardid võivad väga sobida sinna mänguteraapia ruumi. Et tulles nüüd tagasi selle juurde, et kui laps ei taha mänguteraapiasse tulla, siis ta ei pea. Vaata, koolikeskkonnas on see natukene teine, eks ole. Sõbrad mõtlesid, et lähevad selle tunni ajal täna poodi. Tead, ma ei taha tulla. Ei, võt ma mõtlen seda just, et vaata, et nagu mitte see, et ma nüüd ei taha, et vastu tahtmist, et sunnitakse last käima. Ma mõtlesin nagu seda. Aga siit tuleb see tahte kasvatamise lugu ikkagi sinna vahele. Mis sa mõtled seda? See sama, et ma ei taha selle tunni ajal tulla. Eks ole, tead, mõtled, me oleme sinu jaoks selle aja planeerinud. Ja kuna ma ette ei teadnud, siis ma ei saa seda võimalust ka hetkel mitte kellelegi teisele pakkuda. Aga ma tahan, et saaksite abi ja tule. Vaata, mõtleme midagi ägedat, et mis sa tõesti teha tahad. Oi neid vehklemise või mõni ütleb mõõklemisi, eks. Seal on see füüsilise kontakti vajadus, kas või nii, et ei puuduta või siis vahel niimoodi mööda minnes. Ja sellest kontaktist rääkisime ennem ka, eks ole, et olgu ta siis side või kontakt, et see vaimne kontakt ka nii oluline, et sa oled lihtsalt olemas. Aga need võitlusmänge vahel on nii vaja lihtsalt endast välja lajatada see, mis on päeva jooksul sittinud kellegi vastu, eks. Tead, mul on nüüd teine küsimus. Sa rääkisid võitlusmängudest ja mul täiesti lihtsalt huvi tekkis, et kas sa seal näed soolist erinevust? Kas seda tahavad rohkem mängida noormehed või neiud? Või mõlemad?
ilmselt noormehed rohkem, aga on ka ikkagi neiusid. On isegi väikeseid lapsi, kellel on nagu nii vaja seda füüsilist liikumist, eks. Et see kehast välja saada, et vaata just jõuga. Väiksemad, no nendega on selline, see tuleb, no mitte kõigil on ju, aga seda ikka esineb. Aga jah, kui sul 7. klassi poiss tuleb, annab sulle ikkagi need torud pihta. Nüüd kütame. Torud, ma saan aru, need on need ujumis, need tuubid või ma ei saa ka selle täpselt nime öelda. Aga tead, veel üks mõte mul tekkis, et lihtsalt nagu huvi pärast, et ma siin mõtlesin, et kuidas nüüd olla siis selline poliitkorrektne või kui ma küsisin, et kas rohkem noormeeste või neiude, sest et see on ka ju see iga, kus me teame, et on sooidentiteedi otsimise teemad, et kas need ka jõuavad sinu ruumi või mitte? Jah, jõuavad küll ja vahel saab olla mänguteraapia ruum see võib-olla ainus koht, kus ta saabki sellest kõigest rääkida ja ta on aktsepteeritud. Ja lisaks meil on ju kostüümiladu. Ja mitte ainult sooidentiteet, vaid kõik need rolli furrid ja need ka. Et hästi palju erinevaid teemasid. Huvi pärast küsin, mis sul seal garderoobis neile pakkuda on? Millest sul koosneb see või see kostüüm, see on põhimõtteliselt kostüümide osa on ju, riiete osa. Koolimajas on see väiksem. Eras on päris suur erinevad ametid. Isegi nunn on olemas. Erinevad karvased kraed ja mütsid ja maskid ja kõrvad ja kõik. Mida iganes, et see ei ole suur. Aga elemente on erinevaid kuni koledate kollide ja klounide ja kõigeni välja. Tahaks rohkem. See on meil vist mänguterapeutidel selline, kus ütleb igavene soov ja probleem, et võiks rohkem ja veel. Mul on kostüümiladu olemas, aga nad lihtsalt ei mahu kummassegi ruumi, siis ma hoian neid 3. kohas. Mänguterapeudil peab olema ruum selline, et meil peab mitu ruumi olema. Üks on kostüümilao ruum, niimoodi, et kui laps soovib, siis ta läheb sinna ja see on vähemalt sama suur kui meie teraapiaruum. Küll oleks ideaalne. Oih! Sa räägid mu unistusest. Ja üks ruum võiks olla veel tegelikult selliste füüsiliste tegevuste jaoks. Meil on nii suur unistus teha laste rõõmumaja, kus on liiva ja savi ja veeruum saalina, kus on Orfi instrumentaariumi pilliruum. Kõik pillid, millel saab mängida nii, et sa ei pea õppima, et sul on kohe eduelamus. Kus on siis tantsu ja kogu sellise gümnastika elemendid ja lisaks poksikotid. Päris suured poksikotid ja matid. Et see käib minuga kaasas. Tee üks ruum veel, mida mina arvan, et on vaja. See on selline ruum, kuhu saab sisse minna nii, et sa paned selga, ma ei tea, kilekostüümi võib-olla nagu lähevad need CSI sarjas või kusagil lähevad need sinna kuriteo sellele, kus on toimunud kuritegu on ju, ja sealt proove võtma, aga sa oled niimoodi üleni kiles ja sa võid seal visata värvi, püherdada värvis värviga seitele igale poole midagi. Mulle endale tundub, et see võiks ka olla üks asi, mis võiks meil. Ja, selline. Või vähemalt väga suurte pindadega, kus saab värvida. Ja lihtsalt nagu olenemata vanusest nagu mökerdada. Just, mökerdada, mul tuli see sama sõna. Sest see on see, mida ma olen näinud, et teraapiaruumist nagu tahetaks teha. Aga mida sa, ma mökerdan, meil ei ole anda sellist varianti, annan seal ühe paberi, ta saab seal mökerdada, aga kui sa nagu päriselt saad tõeliselt seda. Ja millal me sinna saame tulla sinu sellesse rõõmumajja? Vaateks. Ja ma tahaks, et seal oleks ka veel vanematele mingid muud võimalused, kus ta läheb kas või jalamassaaži või ükskõik mida sellel vabandust et oleks ka vanematele seal ruum, kuhu ta saab minna ja lihtsalt olla ja mõnuleda. Võib-olla kas või soolakamber ja kuulata seal muusikat, et nii keeruline on last toetada, kui vanem on hädas. See on ka mul üks lemmikmõte, et
ükski vanem ei ärka hommikul selle mõttega, et kuidas ma oma last täna kahjustada saan. Vaid ta lihtsalt on nii hädas, kui tal ei ole teadmisi. Jah, ja ta on ju, noh, ta on ka mures, ta näeb ju, et lapsel on mure, aga ei tea ju, kuidas aidata. Just, ja veel teismelisega eriti, eks. Kui juba kodus on keeruline temaga rääkida, kui ta räägib sinuga kodus, ongi oma toas. Jah, ja tead, praegu nüüd ka mul mõte, mis kerkis pähe selle kõige peale, ongi ju see, et mida me kogu aeg räägime mänguteraapias, mänguteraapia õpingute ajal. Kui me räägime terapeutilisest protsessist, siis me räägime sellest, et meil enda peale selles mõttes mingite harjutustega selle eesmärgiga teha ära mingi tegevus. Teraapiaprotsess saab toimuda ainult siis, kui on olemas kontakt ja side. Ja tegelikult see ongi ju võti. Et kuidas me loome kontakti ja kui me töötame kontakti loomise nimel, siis kui meil on ju need baasteadmised mänguterapeudina olemas, siis me saame hakkama ka selle teismelisega. Mulle tundub, et see nii on. Kuidas sulle tundub? Nii ongi, kontakt ongi ju kõige alus ja usaldus. Usaldus lapse enda vastu, et tegelikult tema teab. Vastused on tema sees olemas. Meis kõigis on see ise tervenemise võime ja kui me usaldame ja anname talle sellise turvalise koha lihtsalt selle ajaks, kus ta saab lihtsalt olla, ükskõik kuidas, siis saab sealt edasi minna. Ja mina mänguterapeutide õpetajana lisaks siia veel ühe asja. Usaldame ka mänguteraapia protsessi. Just. Vaata, kui me juba last usaldame, siis see protsess toimub seal ja taustal. Siis ta juba nii toimub. Ja kui vanemad või õpetajad küsivad, et kuulet, aga kuidas see töötab, siis mina ütlen, et tead, ausalt öelda ma ei tea. Ma ei oska sulle seda vastata, aga kui sa näed, siis see toimib. Mõne lapse peal nähtavamalt. Kui see laps on nagu jäämägi näiteks, eks ole, et me näeme seal üleval ainult tema meile mitte sobivat käitumist. Ja me sinna alla ei vaata. Või kui me näeme sinna alla, siis selline võrdlus, et see vesi seal lapse ümber läheb järjest soojemaks, eks. Ja siis see mägi saab sulama hakata. Ta ise loob seda ja ise õpib ujuma. Tegelikult läbi selle, et sina usaldad teda selleks, et ta on selleks võimeline. Ja see tegelikult, ma arvan, et igaüks võib mõelda ju kaasa enda peale, et kuivõrd jõustav see on. Ja siis ongi võimalik välja ronida ja õppida ujuma. Muidu ju tegelikult ei ole. Täiskasvanunagi ju, kui mind ei aktsepteerita sellisena, nagu ma olen, siis tuleb see negatiivne sisekõne sealt ja kõik läheb ja kas ma siis suudan üldse keskenduda õppimisele või millegi omandamisele, kui mul on ainult mure selle pärast, et kes ma siis päriselt olen ja ma ei ole piisav ja just see usalduse aktsepteerimine. Isegi siis, kui sa ei suuda usaldada, siis aktsepteeri. Ja see saab viia usalduseni. Tuli selline väga sügav mõte ja tegelikult väga oluline mõte. Ja mulle tundub, et see mõte on iseenesest väga hea, millega ka meie see tänane kohtumine lõpetada. Et aga ütle, Katrin, kas on veel midagi näiteks, mis sul on selle teismelistega mänguteraapiaga seoses niimoodi võib-olla mõtetes, mida me ei ole osanud küsida, aga mida sa pead oluliseks veel ära öelda, enne kui me siin otsad kokku tõmbame? Ma lisaks siia selle mõtte, isegi siis, kui see noor loobub mänguteraapias käimisest, on tema jaoks olnud üks isik, kes temasse usub ja teda aktsepteerib ja ta võtab selle mõtte kaasa ja ma arvan, et see on tema taustal olemas. Ja kui ta seda ka ei teadvusta endale, siis ma vähemalt tahaksin uskuda, et see on tugi. Mina usun koos sinuga. Ma usun koos sinuga ja see on väga ilus lõpp meie tänasele podcastile.
suur aitäh, Katrin, et sa tulid ja meiega oma mõtteid jagasid ja järgmiste kohtumisteni. aitäh, Sirli, kutsumast, nii tore oli.